Tere kõigile! Hea meelega jagaksin teiega 2-3 aastat tagasi Tartu Ülikooli juures läbi viidud uuringut, mille selliste järelduste läbi hakkimisega tänasel päeval ka Tervise Arengu Instituudis tegelen. See uuring räägib laste hoiakutest. Päris väikeste laste hoiakutest, 4-5-aastaste laste hoiakutest. Miks? Sellepärast, et hoiakud mõjutavad meie käitumist. Ja tegelikult liikumise kohta on teada, et negatiivsed hoiakud liikumise suhtes võivad olla veel enam vähese liikumisega seotud kui positiivsed hoiakud liikumise suhtes. Ja kas tõesti võib olla niimoodi, et juba 4-5-aastasel lapsel on negatiivsed hoiakud liikumise suhtes? Tegelikult võib küll, kui mõelda, kuidas hoiakud kujunema hakkavad. Hoiakud hakkavad kujunema kuskil 3-4 eluaasta paiku ja sellise lihtsa mehhanismiga, et need tegevused, mille käigus me tunneme positiivsed emotsioone, saavad külge positiivsema hoiaku ja need tegevused, mille juures me kogeme negatiivsemaid emotsioone, saavad külge negatiivsema hoiaku. Ja nüüd võib olla küll niimoodi, et laps, kes tunneb ennast mängides kehvasti, näiteks sellepärast, et ta ei saa palli kätte, et tema tasakaal on vilets, ehk et tema liikumisoskused on kehvemad, et see laps võib tegelikult saada negatiivsemaid kogemusi liikumise suhtes ja seda me uurima läksimegi. Kehaline aktiivsus paistab, et hakkab langema juba üsna varases eas. Kehalist aktiivsust jagatakse intensiivsuse alusel siis kergest kehalisest aktiivsusest tugeva kehalise aktiivsuseni. Ja siin ma viitan ühele varasemale uuringule, mis näitas, et sellised 3-7-aastased lapsed oma ärkveloleku ajast umbes 10 minutit või 10% on mõõduka kuni tugeva intensiivsusega kehaliselt aktiivsed ja see tasapisi hakkab vähenema ja kui nad on 3-aastaselt umbes 25% ärkveloleku ajast istuvate tegevustega ametis, siis siin 5. eluaastaks see võib kasvada juba 60% ärkveloleku ajast. Et see vähene kehaline aktiivsus paistab, et saab alguse üsna vara. Lapsevanematel on raske seda hinnata. Viitan siin ühele Norra uuringule, kus lapsevanematelt küsiti, et kui aktiivne su laps on. Ja siin on emade hinnangud. Püstelg jookseb siin 60 minuti juurde. Ja. See tegelikult juba selles vanuses 3-aastased lapsed peaksid liikuma 60 minutit iga päev aktiivselt. Neid lapsi oli päris vähe. Ja vaatame, et kui palju vanemad arvasid, lapsed liiguvad, siis siin on meil 100 minuti piir. Isadega ei olnud ennustused täpsemad ja kokkuvõttes võib öelda, et tegelikult ainult 5% lapse vanematest hindas oma laste kehalist aktiivsust õigesti ja suurem osa hindab päris kõvasti üle. Lapsed liiguvad just nagu palju, aga tegelikult nad liiguvad puhangutena ja suure osa ajast õnnestub neil paigal püsida. Üks arenguline trend, mis sünnist kuni umbes 8 eluaastani väga kiiresti muutub, on põhiliikumisoskuste areng. Põhiliikumisoskused on oskused oma keha edasi liigutada, oskus tasakaalu hoida ja oskus erinevaid vahendeid käsitleda. Siin on mul selline ülevaatlik joonis erinevate liikumisoskuste arengulistest trendidest või sellest, millises vanuses lapsed peaksid erinevaid oskuseid harjutama. Ja me näeme, et tegelikult 7. eluaasta jooksul või 7. eluaastaks peaks kõik sellised põhilised liikumisoskused, hüppamine, ujumine, rattaga sõitmine, erinevate vahendite abil mängimine olema juba hästi käpas või kui ei ole, siis tuleks pöörduda laste füsioterapeudi ja mõne spetsialisti poole. Oluline on see, et põhiliikumisoskused ei arene küpsedes või ei muutu küpsedes lapsed osavamaks, vaid neid oskuseid tuleb õppida ja arendada ja harjutada. Ja niimoodi siis meil tekkiski küsimus, et äkki on nii, et need lapsed, kellel on paremad liikumisoskused, kujundavad endale positiivsemad hoiakud kehalise aktiivsuse suhtes ja need lapsed, kellel on tagasihoidlikumad, kehvemad põhiliikumisoskused, kujundavad endale negatiivsemad hoiakud liikumise suhtes.
Olgu öeldud, et laste hoiakuid liikumise suhtes või ka istuvate tegevuste suhtes ei ole varem teadaolevalt uuritud, küll on uuritud teiste tegevuste suhtes laste hoiakuid ja on teada, et 4-5-aastastel on võimalik usaldusväärselt juba hinnata nende hoiakuid. Siin on üks näide lapsest, kellel jaoks võib olla mängimine ei ole kõige toredam tegevus, näiteks palli püüdmine. Siin kukub niimoodi välja, et laps tunneb vist endast natukene ebamugavalt. Hüva, kutsusime uuringusse 4-5-aastased lapsed oma vanematega, nad tulid ükshaaval meile laborisse ja sooritasid terve hulga ülesandeid. Nende seas pooled olid tüdrukud ja pooled poisid vanuses 48 kuni 71 kuud. Ja kuna me ei teadnud täpselt, mismoodi hinnata hoiakuid kehalise aktiivsuse suhtes või istuvate tegevuste suhtes, siis me mõtlesime välja 2 hoiaku ülesannet, arvuti ülesannet selle põhjal, mida on teada, et teistes eluvaldkondades laste hoiakute uurimiseks on kasutatud. Esimene ülesanne oli selline lihtne dihhotoomne kahene hindamine. Lastele me näitasime selliseid või õigemini sellised nukuteatri videosid. Tüdrukutel olid tüdrukunukud videod ja poistel olid poissnukud. Ja need nukud pidasid ekraani peal dialoogi. Üks ütles, et mulle meeldib mõni aktiivne mäng või istuv tegevus, teine ütles, et mulle ei meeldi. Lapse ees oli selline nupustik, kus ta pidi siis vajutama, andma märku, et kas tema mõtleb niimoodi nagu vasakul või paremal ekraani servas olev nukk. Vaatame korra ühte näidet. Mulle meeldib arvutimänge mängida. Mulle ei meeldi arvutimänge mängida. Nüüd laps pidi siis ütlema, kumma nukumoodi tema mõtleb ja selliseid ülesandeid oli kokku tervelt 35 tükki. Teine ülesanne nõudis lapsed seda, et ta annaks teada, kummal ekraani poolel esitatud tegevus talle rohkem meeldib. Ja nende hulga piltide seas olid siis sellised tegevused või oli 8 sellist pilti, või 8 sellist stiimulipaari, kus ühe ekraani poolel oli selgelt selline aktiivne mäng ja teisel ekraani poolel oli selgelt selline istuv tegevus. Ja me küsisime, et kumb nendest tegevustest sulle rohkem meeldib ja kas natuke rohkem või palju rohkem. Kui sulle meeldib natuke rohkem, siis vajuta seda ekraani poole väiksemat nuppu ja kui palju rohkem, siis suurt nuppu. Ja kokku võis siis laps saada iga vastuse eest punkte vahemikus -2 +2, nii et kui see aktiivsem tegevus meeldis palju rohkem kui istuv tegevus, siis sai +2 punkti. Ja kui aktiivsem tegevus meeldis palju vähem kui istuv tegevus, siis -2 punkti. Me saame päris lihtsalt niimoodi sellise summa kokku arvutada. Lisaks hindasime me laste põhiliikumisoskuseid. Me kasutasime sellist toredat mängulist testi, kus laps tegi hulga erinevaid liikumisoskuseid, muuhulgas tasakaalu ja koordinatsiooni ja kiiruse harjutusi ja täpsuse ülesandeid ja me mõõtsime ka laste kehalist aktiivsust 7 päeva jooksul objektiivselt liikumisanduriga. Ja me edasi räägin andmetest, põhiliikumisoskustest sellise mõõdiku läbi, kus me siis arvutasime välja laste üldmotoorse võimekuse või siis liigutusliku osavuse üldskoori mõne 4 testi alusel. Kõigepealt esimese joonise juures ma tahaksin tuua välja asjaolu, kui aktiivsed lapsed tegelikult olid ärkveloleku ajast. See punane tulp iseloomustab nüüd või punane ala nendel 100% ulatuses iseloomustab istumisaega. Ja need joonis on jagatud niimoodi, et siin esimesed 4 tulpa on need lapsed, kelle põhiliikumisoskused on kõige tagasihoidlikumad ja siin ülemised kaugemad 4 tulpa on lapsed, kelle liikumisoskused on kõige paremad. Liikumisoskuste ja kehalise aktiivsuse vahel mingisugust seost kahjuks ei ilmnenud. Kokkuvõttes umbes 30% nendest 4-5-aastastest lastest liikus piisavalt. Ülejäänud siis mitte. Ja veel, kui me võrdlesime nädalavahetuse päevi,
ja tööpäevi, siis nende kehalise aktiivsuse erinevus oli 0. Need lapsed, kes liikusid nädala sees rohkem, liikusid ka nädalavahetusel rohkem ja need, kes nädala sees liikusid vähem, liikusid ka nädalavahetusel vähem. Ja nüüd nendest kõige olulisematest tulemustest, mis puudutavad siis laste hoiakuid või meeldib ikkagi öelda nagu liikumisrõõmu või siis istumismõnu. Nukuteatri ülesanded me saime jagada faktoranalüüsi põhjal 2 kategooriasse. Lapsed vastasid ühtemoodi, andsid ühesuguseid hinnanguid sellistele lihtsamatele kehalistele tegevustele, mulle meeldib kõndida, joosta, jalutada, hüpata ja batuudil hüpata. Ja nende tegevuste summa ei olnud seotud ei liikumisoskustega ega kehalise aktiivsusega. Teisest küljest lapsed andsid ühesuguseid hinnanguid või sarnaseid hinnanguid siis selle kohta, et mulle meeldib palli mängida, jalgpalli mängida, mürada, reketimänge mängida, suusatada ja uisutada. Ja kui me nende 6 tegevuse siis meeldivuse kokku arvutasime, mis sai siis varieeruda vahemikus 0–6, siis me leidsime, et kehaliste tegevuste meeldivus sõltub põhiliikumisoskustest. See joonis siin viitab siis sellele, et kui me jagame lapsed vanuserühmadesse, siis tegelikult ilmnes selline natuke naljakas trend, et mida vanemaks lapsed said, seda vähem aktiivseid tegevusi neile meeldis. Aga kui me selle trendi maha lahutame, siis me näeme selle rohelise kõvera pealt, et need lapsed, kelle liikumisoskused olid kõige paremad just siin keskmises ja vanemas vanuserühmas, et nemad hindasid ka suuremat hulka aktiivseid, neid keerukamaid aktiivseid tegevusi meeldivamaks. Ehk et lapsed, kellele meeldivad sellised koordinatsiooni osavust nõudvad tegevused, mida tõenäoliselt on pidanud harjutama, et on liigutuslikult osavamad, nemad siis on ka paremate liikumisoskustega. Ja teisest küljest, ja siin on toodud veel statistikud ka välja, see efekt ei olnud suur, aga ta oli statistiliselt oluline ja kui me mõtleme, et tegemist on 4–5-aastaste lastega, kes täidavad arvutiülesannet, siis tegelikult on see päris lootustandev tulemus. Teisest küljest siis selle ülesande puhul, kus lapsed pidid võrdlema, kui palju neile üks või teine tegevus meeldib või kas aktiivsem tegevus meeldib rohkem kui vähem aktiivsem tegevus, siis siin me nägime täpselt samasugust trendi, et need lapsed, siin olen jaganud lapsed siis aktiivse tegevuse eelistuse alusel gruppidesse, need lapsed selles alumises grupis või selles esimeses grupis siin minu poolt on need lapsed, kes eelistasid rohkem istuvat tegevust. Ütles, mulle meeldivad need istuvad tegevused rohkem kui kehalised tegevused. Et nende laste liigutusliku osavuse skoor on ka madala. Ja need lapsed, kes siis ütlesid kõikide pildipaaride puhul, et mulle meeldib see aktiivsem tegevus rohkem või palju rohkem, et nemad siis tegelikult olid ka liigutuslikult osavamad. Kokkuvõtteks. Mulle tundub, et me oleme leidnud ühe viisi, kuidas hinnata laste liikumisrõõmu või kuidas mõõta seda, kuivõrd lapsele meeldib liikuv tegevus. Ja läbilõikeline hindamine viitab siis sellele, et liigutuslikult ja ka kognitiivselt komplekssemad ehk siis koordinatsiooni, läbimõtlemist ja planeerimist nõudvad tegevused, nende meeldivus on seotud liigutusliku osavusega või teisest küljest me võiks mõelda, et need lapsed, kes saavad endale välja arendada paremad liigutuslikud oskused, et nendele meeldib kehaline aktiivsus või aktiivsed mängud ka rohkem. Ja sellele trendile me saime siis kinnitust ka teise arvutiülesande tulemustest. Kehaliselt aktiivsete tegevustes suhteline meeldivus võrreldes istuvate tegevustega paistab, et on samuti seotud siis selle liigutusliku osavusega. Esialgsed tulemused viitavad sellele, et see liigutuslik osavus võiks olla seotud
positiivsete hoiakute või siis üldse hoiakutega kehalise aktiivse ja aktiivsete tegevuste suhtes. Ja nüüd nende olemasolevate meetoditega me võiksime proovida otsida seletusi pikaaegsematest uuringutest sellele, et mis veel nende hoiakute kujunemist mõjutab. Võtaks kokku oma ettekande ühe Kanada või mitte ühe, vaid Kanada kehalise kasvatuse organisatsiooni üleskutsega, et lapsed peaksid tundma end mugavalt ja olema võimelised õppima erinevaid liikumisoskusi järgmistes keskkondades, maastikul, vees, lumel, jääl ja õhus. Ja olen toonud välja siin ka väljavõtte Maailma Terviseorganisatsiooni soovitustest, mis kinnitab seda, et väikestel lastel peaks olema võimalus osaleda siis rõõmu pakkuvates tegevustes. Hilisem kehaline aktiivsus, kehaliselt aktiivne eluviis saab alguse esimestel eluaastatel. Ja siin on tegelikult kogu see meie suur meeskond, kes need andmed aitas kokku noppida. Suur tänu kõikidele abilistele ja suur tänu kõikidele lastele ja nende vanematele. Aitäh! Esimene küsimus meie küsimuste vakast menti.com. Kui oluliselt saab liikumisosavus ja sealt liikumisrõõm areneda paari kehalise kasvatuse tunni abil nädalas? Ja siis on vist juttu nüüd koolilastest juba. Selle juures peab mõtlema selle peale, et oluline on selle kehalise kasvatuse tunni sisu. Et tõesti, et ka need samad põhiliikumisoskused, kui nad on jäänud seal varasemate aastate jooksul hästi välja arendamata, siis uuringud näitavad, et neid on võimalik 9-10-aastastel järgi aidata, aga selleks peab olema siis vastav metoodika või selline teadlik valik ja teadlik tegevus, aga ikka selles mõttes võiks rohkem muidugi, et me peame seda arvestama, et suur osa kehalise kasvatuse tunnist või liikumisõpetuse tunnist siiamaani on olnud ikkagi ka selline suhteliselt passiivne, palju istumisaega, palju sellist juhendaja kuulamist. Ehk siis see kehaline kasvatus on ühtlasi ka see vaimukasvatus? Absoluutselt, jah. Siin jälle võib-olla läheb natukene sellest konkreetsest ettekandest kaugemale, aga kuna meil selline avatud foorum on, siis küsimus jällegi koolilastest ja kuna siis need kõige väiksemad inimesed on kõige tublimad liikujad ja siis koolieas see järjest hakkab kehvemaks jääma, et siis küsimus on siis selline, et kuivõrd on see seotud sellega, et väikelapsed teevad kõik põhimõtteliselt rahvasporti ja siis koolieas äkitselt tekib võistlussport hoopis teiste psühholoogiliste nõudmiste ja võib-olla enesetunnetusega. Seda peetakse väga oluliseks mõjutajaks, kui uurida, mille pärast lapsed seal kuskil 12-13 eluaasta paiku organiseeritud spordist välja hakkavad langema, siis põhjuseks on ühest küljest see, et see muutub liiga võistluslikuks ja mis see võistluslikkuse puhul halb on see, et paljud saavad kogemuse, et ma ei sobi siia või paljudele antakse see sõnum, et see ei ole siin sinu koht, kui sa ei ole esimeste hulgas, siis ei ole see sinu jaoks. Ja? Ehk siis see liigutuslik osavus nullitakse ära, see tunnetus sellest, et ma toksin ise aias jalgpalli või näiteks, aga näiteks mõned keerulisemad iluvõimlemine, et seda nagu vabal käel justkui ei tee. No küll või selles mõttes, et need lapsed siis ei jätka sporditeed, aga seda liigutuslikku osavust ära ei nullita. Kui ta ikka lapse enne kooli minekut on head liigutusoskused välja kujunenud, siis sinna peale saab hiljem ehitada kõik ülejäänud spordialad ka tervisespordi tegemiseks. Et teda ära ei nullita, aga lihtsalt saame tihtipeale seda sõnumit, et sa ei sobi siia. Just seda enesetunnetust, et ma olen hea, ma teen seda veel. Et kas siis, nüüd jälle juba küsimus poliitikasse, et kas oleks vaja siis rohkem selliseid treeningvõimalusi lastele, mis oleksid samad alad kui need võistlusspordialad, aga väga rõhutatult mittevõistluslikud? Jah, ma olen selle mõttega väga nõus ja ma arvan, et oluline on sinna juurde ka rõhutada, et see ei ole kuidagi vähem väärtuslik tegevus, et seda väärtust ei seotaks ära
võistlusspordi või saavutusspordiga, vaid et liikumisharrastus on sama väärtuslik ja lapsed, kes liikumisharrastusega tegelevad, on sama väärtuslikud kui need lapsed, kes saavutusspordiga tegelevad. Selline küsimus, võib-olla mõned lapsevanemalt, kes kuulab, kuidas oleks võimalik füüsilisi oskusi arendada juba varajases eas? Millised oleks paar nippi? Isikliku eeskuju najal lapsega mängida, sest mis on lapse kehaline aktiivsus, see ongi aktiivne mäng. Palliga mängida, sulgpalli mängida, hüppenööriga hüppama õpetada, tõmmata laps endaga kaasa esimestest elupäevadest alates, selles mõttes see, mis esimese eluaasta jooksul toimub juba, et laps õpib õigel ajal pöörama ja saab piisavalt kõhuli olla ja teda ei hoita söögitoolis kinni liiga kaua ja traksidega kõhu peal. See kõik tegelikult mõjutab seda liigutusoskuste arengut hiljem. Suur tänu, Aave Hannus, Tervise Arengu Instituudi krooniliste haiguste osakonna külalisteadur. Aitäh!